Tere tulemast ja aitäh, et vaatate Tehnopol Startup Inkubaatori podcasti. Täna räägime startupide jaoks väga olulisel teemal ehk kuidas siis päriselt finantseerida seda ideed või alustavat ettevõtet, mis teekonnal te parasjagu olete. Ja mul on suur hea meel võõrustada tänase külalisena Riivo Antorit, kes on nii Civita asutaja kui ka United Angels riskikapitalifondi asutaja ja fondijuht. Kas Riivo sai õigesti kõik öeldud? Minu arvates sai. Tere. Väga tore. Riivo, sa oled kahtlemata Eesti üks kogenenumaid investoreid. Kas sinu investeering ükssarvikusse on juba tehtud? Jah, meie portfellis täna on vähemalt ükssarvik, see on Bolt, aga ma loodaks, et neid on seal muidugi veel. Et investeerimine üldiselt ongi, mulle tundub selline pika horisondiga tegelemine, et head ettevõtted võtavad aega ja nad tuleb nagu ära oodata. Kui startup maailmas investeeringuteks räägitakse, siis on alati selline natukene nagu ümmargune, sellepärast, et keegi ei taha rääkida liiga detailselt, liiga täpselt, liiga palju infot võib-olla ära anda. Kui sa ütlesid, et sa arvad, et sul on portfellis ükssarviku potentsiaaliga ettevõtteid veel, siis kes need võiks olla? Kelles see usk kõige suurem on? Nojah, siin võib-olla võiks vaadata niimoodi, et kes on sellele võib-olla kõige lähemal praegu, et muidu jääks ju niimoodi, et mõni võib-olla portfelli ettevõtja võiks solvuda, et mis asja, et mind ei olegi selles nimekirjas, aga et portfell on meil iseenesest suures mahus avalik United Angels VC lehel ja et kui seal hakata vaatama, et siis võib-olla ma arvan, et Starship on sellises järgus, et ei saa välistada, et lähiaastatel võiks selline staatus tulla. Ma arvan, et Veriff on samuti huvitavas kohas ja ei saa välistada, et ükssarvikuks võiks lähiajal saada, aga jah, need on võib-olla need, kes mulle kohe pähe tulevad siis mõnevõrra nagu hilisemast faasist ettevõtetest, aga kes teab, neid on veel. Et viimase investeeringu tegime mõtlen kohe ettevõttesse Parcel C, mina tea, võib-olla ka nemad kunagi. Absoluutselt. Selleks, et häid ettevõtteid oma portfelli valida, et see nõuab kindlasti palju aega, head täpselt silma, süvenemist, kõike seda. Kuidas sina üldse investoriks said või kasvasid, et mis sind riskikapitali turu juures enim kõnetab ja köidab? Jaa, et minu teekond oli selline, et kogu elu olen olnud ettevõtja, et alati töötanud oma ettevõttes ja põhimõtteliselt Civita oligi nagu üks esimesi ettevõtteid, mis sai tudengina alustatud ja kuskil võib-olla 10 või natuke rohkem aastaid tagasi ma tundsin, kui Civita oli juba arenenud ikkagi selliseks elujõuliseks ettevõtteks ja natuke suuremaks läinud, et siis ma tundsin, et võiks võib-olla seda kogemust, mis erinevate ettevõtete konsulteerimisel ja lihtsalt nende asjadega kursis olles on tekkinud veel kuidagi ära kasutada või rakendada. Ja siis sõber Kerri Kodresega, kes töötas tollel ajal Reach-U nimelises ettevõttes, mõtlesime, et võiks teha tehnoloogia ettevõtetesse investeeringuid ja siis neid ühtlasi ka aidata. Ja see oligi mingi 10 või natukene rohkem aastaid tagasi, kui tegime esimesed investeeringud ja 3 esimest investeeringut olid Vital Fields, mis müüdi Monsantole, Cloudtex, mis läks pankrotti ja Monese, või Moniz, mis on senini nagu alles ja üsna suur ettevõte. Nii et juba 3 esimese investeeringuga me saime võib-olla sellise üsna huvitava assortii nagu sellest, et mis võib juhtuda. Aga 66% täppi ikkagi? Jah. Ei, no kõik läksid täppi selles suhtes, et lihtsalt üks ebaõnnestus ja üks oli selline varajane exit, mis tegelikult on ka üsna harv nähtus.
ja Moniis on siis selgub veel, mis ja kuidas nendel läheb. Aga miks investeeringud ikkagi, et kas Civita ise oma algusaegadel ka kuidagi riskikapitalituruga moel või teisel kokku puutus või oli see täitsa niimoodi selline kõrvaltvaataja pilk, et tundub põnev, tundub intrigeeriv, tahaks rohkem teada ja teha? No tollel ajal, kui Civita alustas aastal 2000, et siis seda sõna riskikapital minu arvates veel ei olnudki. Seda sõna, et startup, seda kindlasti ei olnud, aga meie esialgne äriidee oli aidata siis teadusmahukatel ettevõtetel, mida tollel ajal pigem kutsuti ülikoolide spin-offid, aidata leida rahastust, et see oli meie selline nagu esmane nagu äriidee. Ja siis ikkagi mingite selliste teadusmahukate ettevõtetega ma olin kokku puutunud ja see tundus põnev ja kuidagi see käik oli nagu orgaaniline, et ei olnud kunagi sellist unistust, et ilmtingimata tegeleda riskikapitaliga, aga see tundus lihtsalt nagu huvitav valdkond ja kuna me otsustasime tegelikult ju alustada seda ingelinvestoritena ja riskides siis oma rahaga, et siis võib-olla oli võimalik ka neid koolitunde nagu saada eelkõige nagu oma rahaga, mitte kellegi teise omaga. Ja tuli neid tunde siis? No ikka, et meil tegelikult väga palju mahakandmisi nüüd portfellis ei ole tegelikult senini olnud, aga kindlasti neid ajapikku tuleb juurde, sest ega seal ongi, et kui sul nagu üldse mahakandmisi ei ole, et siis võib mõelda, et võib-olla sa ei võta piisavalt riski, et siis see ei olegi nagu riskikapital. Aga meil on tegelikult läinud üsnagi hästi, et mahakandmisi on olnud vähe, aga kogu selles äris võib-olla kogemus mingis mõttes ikkagi maksab, et mõnikord küsitakse näiteks kuskil kunstivaldkonnas, et kuidas saada aru, et mingisugune teos on hea teos. Ja siis vastus võiks olla midagi sellist, et kui sa vaatad ära 10 000 teost, siis sa intuitiivselt saad aru, milline nendest on hea. Ja mulle tundub, et võib-olla investeeringutega natuke samamoodi, et mida rohkem sul õnnestub erinevaid ideid ja foundereid näha, seda parem selles mõttes, et siis ühel hetkel eriti varajases faasis see hea ettevõtte äratundmine on nagu intuitiivne. On siis sinu jaoks 10 000 maagiline number, 10 000 pitchi juba täis kukkunud? Ei ole nii täpselt mõelnud ja ma mõtlen, et kui see reegel oleks nii mehaaniline, et 10 000, et siis ma alati mõtlen, et huvitav, mis võiks olla see 9999, kus seda tunnet veel ei ole ja siis 10 000 endal on, et igal aastal praegu me vaatame kuskil 300 erinevat ideed, et see number võib-olla ei ole väga suur selles võtmes, et me peamiselt keskendume praegu asjadele, mis on kuidagi seotud Eestiga. Nii et siis see 300 on nagu võib-olla nagu üsna normaalne number. Nii et võib-olla siis selle kogu tegevuse jooksul, ma ei tea, arvan selline 3,000–5,000 ideed on küll vist juba üle vaadatud. Nii et natuke maad on veel minna. Sa ütlesid, et sina oled riskikapitali turuga võib-olla aktiivsemalt circa 10 aastat seotud olnud. Mis sind tänasel päeval selle juures enim köidab endiselt? Mis sind kinni hoiab? Minu arvates igat tööd on nagu hea teha nagu uudishimust lähtuvalt, et minul on nagu sama lugu, et see on lihtsalt huvitav, et see on kõige nagu motiveerivam ja teine asi, et paljud ettevõtteid lahendavad tegelikult suuri probleeme ja siis on tore, kui saad üsna varajases faasis oma väikese panuse anda mõne suure probleemi lahendamisse. Et see vist ei ole väga palju erinev nagu igast teisest tööst, aga nii ta on. Kuidas see turg muutumas on, et iga turg on muutumas, startup ökosüsteem on muutumas, kas Eesti riskikapitali turg on ka muutumas, et see ei ole kuidagi pidi väga startupilik teha liiga pikki plaane, et aga ma ikkagi küsin, et kui me võtame tänasest, ütleme 3 või 5 aasta perspektiivis, siis
milline see turg on? Kas fonde tuleb juurde, kas neid jääb pigem vähemaks, kas meil tekib spetsialiseerumist rohkem? Jaa, et siis võib-olla kui me alustasime inglitena investeerimist, et siis oli Eestis ainult üks riskikapitalifond, see oli siis arengufond, riigi poolt asutatud ja tema siis mõnes mõttes nagu kündis seda põldu, et näitas eeskuju ja tegelikult päris edukalt. Täna on nüüd meil väga aktiivne ingelvõrgustik ja lisaks on siis fondid, ma arvan, et 5, 6, 7 fondi on täna Eestis. Ja kui nüüd mõelda, et mis tulevik võiks tuua, et siis võib-olla saab natuke vaadata, et mis näiteks Soomes on toimunud, et Soome on fonditsüklitest meil nagu võib-olla 2 fonditsüklit eespool, et mida tähendab fonditsükkel on see, et fond on ise siis ajutine organisatsioon, mis üldjuhul on nagu 10 aastat, et sul on seal 3-5 aastat investeerimiseks ja siis järgmised 5 aastat väljumiseks. Ja nüüd, mis Soomes on toimunud, on see, et kõik need varajased fondid, varajase faasi fondid, mis tekkisid võib-olla seal, ütleme, 10 aastat tagasi, on täna liikunud, esiteks on need fondid suuremaks läinud ja teiseks need meeskonnad on siis liikunud hilisemasse faasi, et nad ei ole enam varajases faasis, vaid nüüd nad võib-olla vaatavad seal A, B, C ringe. Võib-olla midagi sarnast võiks juhtuda ka Eestis, et fondid lähevad suuremaks ja seoses sellega liiguvad ka mõnevõrra hilisemasse faasi ja kui tänast võib-olla sellist turgu üldse Eestis vaadata, et siis ongi niimoodi, et ma arvan, et see varajane faas on päris hästi kaetud, aga hilisem faas on hõredam, ühtepidi muidugi sul on ka vähem ettevõtteid, aga teisipidi ka on kindlasti vähem fonde, nii et ma usun, et ilmselt toimub mõningane selline korrastumine, mis võiks välja näha umbes niimoodi, et tekivad mõned uued spetsialiseerunud fondid, võib-olla näiteks deep techi valdkonnas või kuskil mujal, siis ma arvan, et ruumi on mõnele fondile, mis keskenduks hilisemale faasile. Ja siis on võib-olla veel mingeid huvitavamaid strateegiaid, mis täna on puudus. Võib-olla näiteks fondifond võiks olla üks toode ja võib-olla ka secondary maastikule mahub või siis ütleme järelturutehingutele mahub tegijaid juurde. Mida see alustava ettevõtja jaoks praktikas tähendab, et kui sa ütled, et see fondimaastik ka mõnes mõttes küpseb, et fondid hakkavad investeerima, vähemasti osad neist, kes täna võib-olla investeerivad siis varajasse faasi, siis tuleb järgmine ring peale, võib-olla nad nii-öelda uue fondi alt investeerivad siis küpsemasse faasi. Kas see esimene ots jääb siis katmata või sinna tekib tegelikult uusi tegijaid lihtsalt juurde? Ma arvan, et sinna tekib pigem uusi tegijaid juurde, et üks on see, et inglid katavad seda juba päris hästi ja teiseks, et ma arvan, et isegi kui mõni fond täna varajasest faasist Eestis liiguks hilisemasse faasi, et siis ei teki olukorda, et varajane faas jääb katmata, et sinna ei jää nagu auku. Et ettevõtjale minu arvates on kõik need uudised pigem head, et ma ei näe, et kapitali pakkumine nüüd märkimisväärselt väheneks. Siin on küll väike selline trikk, et enamik fonde, mis täna Eestis tegutsevad, on ka nagu esmakordsed fondid, et mina ka esmakordne fondijuht ja mulle tundub, et fondide puhul on võib-olla natuke sarnaselt nagu startupide puhulgi raha tõstmisega, et kui sa tõstad oma esimese fondi, siis sa mingis mõttes nagu tutvustad unistust heast fondist. Kui sa võib-olla tõstad oma teise fondi, et siis sa saad öelda, et selle esimesel fondil veel läheb natukene aega, et näidata tõeliselt head tootlust. Aga et kolmanda fondi puhul on ikkagi niimoodi, et kui nagu selleks ajaks nagu midagi ei ole, et siis ma arvan, et võib-olla investorid liiga palju neid meeskondi uuesti toetada ei taha. Aga jällegi, kui neil on head tulemused, mis ma usun, et paljudel Eesti fondidel tekivad, et siis ma usun, et neil on lihtne teha nagu järgmiseid fonde, sest et nende esimeste fondide investorid lihtsalt soovivad jätkata.
Läheme nüüd oluliselt praktilisemaks, sellepärast et nii nagu Tehnopol Startup Inkubaatori programm on suunatud üsna algusfaasi startup ettevõtjatele, siis ka tänane podcast keskendub sellele, kuidas siis seda alustavat ettevõtet finantseerida. Ja üks küsimus, mis alati kõikide nende asutajate peades keerleb, on, millal on siis õige aeg tulla investori käest raha küsima? Jah, et väga universaalset vastust võib-olla on siin ka raske anda, et enamik Eesti fondidest võib-olla tahaksid näha kas mõlemat või ühte kahest ja üks siis oleks väga kogenud asutajate tiim, siis ma arvan, et järgnevate nõudmiste osas ollakse leebemad või siis mingit sorti varajane käive või traction või selline nagu turu nõudluse tõendatus. Et hea, kui need on mõlemad koos, head founderid ja traction, aga vähemasti üks nendest peaks olema minu arvates, et fondide hakata rääkima. Et võib-olla mõnikord on nagu selles suhtes segadusse ajab, et öeldakse, et varajase faasi tehnoloogia investeeringute fond, ja siis saadetakse sulle lihtsalt idee ja siis ütled, et see on meie jaoks liiga vara. Nii varajane faas ei ole. Et mis tähendab vara, et te oletegi ju varajane faas. Aga jah, et kokkuvõttes üldjuhul ikkagi tahetakse näha mingit tõendust sellest, et lahenduse järele on turul nõudlus ja kõige paremini seda siis tõendabki traction, et kas sul on hulk kasutajat või mingi käive. Ja nüüd see jutt on ka ju natukene nagu ümmargune, et mida see siis tähendab, palju seda käivet nagu peaks olema. Ja ma arvan, et sellised standardid umbes võiks olla umbes niimoodi, et selline väga varajane faas nüüd fondide seisukohalt on kuukäive võib-olla 5000 kuni 20 000. Ja me räägime siin siis võib-olla sellisest nagu subscription mudelist, et kas lõppkasutajale või äridele, et see on nagu see vahemik, aga see ei ole mingil juhul absoluutne, et mul on 7000 ja järelikult nagu sobib, et võib-olla lihtsalt nagu orientiirina. Ja ma küsin täpsustuse tegelikult selle meeskonna kohta ka, et sa ütlesid, et peab olema kogenud meeskond. No mida see siis tähendab, et kas see kogenud meeskond peab olema varem startupi üles ehitanud, kas tal peab olema kogemus mõnes teises valdkonnas, kas see kogemus peab olema kindlasti selles valdkonnas, kus ta nüüd üritab siis turule pääseda, et valgusta natukene seda aspektiga? Jaa. Ütleme, ideaalne loomulikult on see, kui tal on varajane kogemus tehnoloogiaettevõtte siis ehitamisel. Võib-olla kõige atraktiivsemad on sellised tiimid, kes on ise töötanud tehnoloogiaettevõttes mingi spetsiifilise valdkonna peal ja siis nad näevad selles spetsiifilises valdkonnas mingit muret, mida nad asuvad siis nagu lahendama. No Eestis võib-olla hea näide on näiteks Klaus, kus siis Pipedrive'i meeskonna liikmed nägid oma väga kitsas segmendis mingit muret, mis oli lahendamata ja asusid siis seda eraldiseisvas ettevõttes lahendama, aga kõigil ei ole sellist tausta. Markus Villigul näiteks oli keskkooli õpilase taust, et erandeid kindlasti on ja mul on tunne, et võib-olla nagu selle meeskonna hindamisel, jah, üks on tõesti, mis on nende professionaalne varasem kogemus, aga tegelikult olulisem isegi on see, et kas nad lihtsalt on sellised founderi tüüpi inimesed ja sellise eduka ettevõtte ehitamine on üsna selline eriline ja harva esinev sündmus. Ja see tähendab seda, et seda üldiselt saavad teha ka erilised inimesed ja siis on võimalik võib-olla vaadata umbes niimoodi, et kas need founderid on midagi erilist juba elus saavutanud, et võib-olla mõni on, ma ei tea, raamatu välja andnud, mõni on doktori töö kaitsnud, mõni on Ironmani läbinud, võib-olla mõni on kõige kiirem ujuja olnud, mis iganes, et seal on palju nagu võimalikke näiteid sellest, et inimene on järjekindel, vastupidav. Ja ta on milleski väga hea. Ja ta on milleski väga hea. Ja see ongi võib-olla selline üks tavapäraseid
siis nende asutajate taustauuringuid, et sa üritad leida selle, et kas ta on milleski juba näidanud, et ta on väga hea või kuidagi eriline. No võtame järgmise hästi praktilise küsimuse, võib-olla nimekirjas teine tihtipeale, et ma mõtlen, et hea küll, mul siis kogemust on, justkui võiks minna, käivet juba ka on. Kui palju siis tuleks küsida? Ehk kui palju peaks tulema startup asutaja investori käest raha küsima, mis õige summa on? Nojah, ümmargune vastus oleks siis, et nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik, aga põhimõtteliselt tegelikult saab numbreid välja tuua küll, et üldjuhul peaks siis seda raha olema nii palju, et sellega oleks võimalik jõuda järgmise mõistliku ärilise eesmärgini. No see võib olla näiteks kas mingit sorti käive, see võib olla mingi toote valmis saamine, see võib olla mingile turule sisenemine ja teistpidi saab ka mõelda sellest nagu ajalõikes, et üldjuhul tasub raha tõsta umbes 12 kuni 18 kuuks ja sealt siis, kui need kulud välja arvutada, mis nende kuude peale tuleb, et sealt saab nagu selle summa. Mõnikord muidugi on niimoodi, et ei tea täpselt, kuidas elu läheb ja milliseks kujunevad kulud, et siis võib-olla sellest ajalisest perspektiivist olulisem on ikkagi selle ärilise eesmärgi saavutamine, et tuleb panna nagu esimene selline realistlikum äriline eesmärk ja vaadata, kui palju raha läheb, et see siis nagu saavutada. Räägime siis selle poole ka lahti, et see on üks suur müstifikatsioon, et meie kuulajate hulgas ka kindlasti on inimesi, kes ei ole varasemalt startup ettevõtlusega veel kokku puutunud ja nende jaoks tundub päris kummaline, et mõne alustava ettevõtte väärtus on, ütleme, 3,5 miljonit eurot, 1 miljon eurot, võib-olla sealt ülesse poolegi, kuigi võib-olla ettevõte on asutatud siis ainult pisukese osakapitali sissemaksega. Kuidas tõepoolest siis leida selle ettevõtte väärtust, mille pealt siis seda investeeringut justkui kaasama hakata ja kui palju ma siis oma ettevõttest peaksin selle raha vastu ära andma, et näiteks järgmised 1,5 aastat selle rahaga siis purjetada ja toimetada ja tulla ja tuua lauale need tulemused, mida ma olen lubanud? Jaa, et siin on mitu asja, et esmalt tead, võib-olla kuulajate hulgas on neid, kes ei ole startupidega kokku puutunud, et Eesti tööealisest elanikkonnast vist ainult 1% töötab startupides, see tähendab, et 99% töötab veel mujal. Aga et kui mõelda nagu nende ettevõtete väärtuste peale, et siis võib-olla esmalt tuleb aru saada, et see raha tõstmisel kokkulepitav väärtus on nagu põhimõtteliselt kokkulepe. See ei tähenda, et selle hinnaga on võimalik see ettevõte maha müüa. Ja see kokkulepe põhimõtteliselt siis seisab nagu kahel sellisel olulisel argumendil, et esimene on see, et see väärtus peab olema piisav selleks, et investoril oleks võimalik võib-olla seal 5 kuni 10 aasta perspektiivis saada väga hea tootlus selle riski võtmise eest ja teistpidi, et see ettevõte jääks endiselt nende asutajate kontrolli alla ja nüüd need kaks asja tuleb nagu omavahel läbi kaaluda ja sealt põhimõtteliselt, kui sa siis lisad, et kui palju raha on vaja, et jõuda ärilise eesmärgini, siis sa nagu põhimõtteliselt saad välja arvutada, et mis see tükk umbes võiks olla. Kontrolli alla tähendab siis seda, et tal on piisavalt osalust selles ettevõttes? Tal on piisavalt osalust selleks, et tal säiliks motivatsioon, aga ka otsustusõigus nagu kogu selle ettevõttega toimetamise üle ja välja kujunenud turustandard on umbes selline, et ühes finantseerimisringis võiks, eriti varajases faasis, võiks ära anda 10 kuni 20% osalust. Ja nüüd, kui on teada, et näiteks, et mul on vaja, ma ei tea, 100 000 järgmiseks 12 kuuks, siis me saamegi, ja kui see 100 000 näiteks oleks 10%, et siis tuleb välja, et ettevõtte väärtus peaks olema 1 miljon. Et umbes niimoodi, nagu neid arvutusi saab teha. Teine variant on muidugi see, et kui sa oled poolprofessionaalne või professionaalne investor, siis sa lihtsalt näed juba nii palju erinevaid ettevõtte väärtusi ja sa saad teha nagu paralleele, et millega ta on nagu võrreldav ja seal tekivad mingisugused sellised
turustandardid või keskmised, et noh, et kui me täna ka Eestis räägime, et kui teha nagu digivaldkonnas ettevõtet, ma ei tea, näiteks 2 arendajaga, et siis arendajate palk üldiselt on turul nagu teada, mis see umbes on ja mulle tundub niimoodi, et kui sul ongi seal 2 founderi ja 2 arendajaga ettevõte, et siis tänase Eesti elukalliduse kontekstis ikkagi kõik raundid, mis on väiksemad kui 100 000, on liiga vähe. On nagu liiga vähe, et on raske ette näha, et nad jõuaksid siis mingisuguse ärilise nagu olulise kohani või et nad siis oleksid 12 kuud nagu oleksid kulud kaetud. Siit kohalt ongi hea edasi minna. Sa oled varem ise öelnud, idufirmad elavadki pidevas kriisis ning tegelevad esimesed aastad sellega, et oma firma surma edasi lükata. Kas sa investorina ka tunned täna nii? Huvitav, kas tõesti mina ütlesin Absoluutselt sinu tsitaat. Okay. Ehk siis kas sa tunned, et investori raha aitab nende surma edasi lükata? No see peaks olema selle raha tegelikult mõte, et jõuda ikkagi sinna, et oleks võimalik nagu jätkusuutlikult ettevõtet majandada. Et see ongi nagu see investori nagu roll seal. Kas täna on startupid konkurentsis raha pärast või investorid konkurentsis head startupide pärast ehk kumba käes on otsad, ohjad? Ja raske öelda, et noh, et see on nagu turg nagu iga teine, et selles mõttes, et siin on mingi nõudluse ja pakkumise tasakaal. Võib-olla kui laiemalt vaadata, et siis kindlasti investorid konkureerivad erinevate heade investeerimisvõimaluste peale. Eestis küll on väga levinud nagu investeerimissündikaadid selles mõttes, et harva teevad investorid üksinda investeeringu ettevõttesse, et tavaliselt seal on, ma ei tea, võib-olla varajases faasis selline 2-10 investorit ühes raundis. Mis puudutab nüüd ettevõtet konkureerimist raha peale, et siis mulle tundub, et see ei ole selles mõttes nii üksühene, et seal ei minu arvates on harva nagu selliseid olukordi, et minnakse head to head, et umbes, et investorid ütlevad, ühe me valime siit on ju ja teine jääb ilma, et see on võib-olla kuskil, ma ei tea, üritustel lihtsalt mingid nagu pitching contestid, aga fondide puhul noh, kui on 2 head võimalust, siis tuleb teha 2 investeeringut, ja kui kumbki pole hea, et siis ei tule üldse investeeringut. Et selles mõttes mulle tundub, et pigem võib-olla konkureerivad investorid, aga siin Eestis on ka väga palju koostööd. Kui meil möödunud aastal loodi pisut üle 110 startupi Eestis, siis mis see sinu kogemus näitab, kui paljud neist on investeeritavad, ehk siis mis see keskmine protsent on, kui palju uutest alustavatest ettevõtetest tegelikult raha kaasab? Jah, siin vist ma ei ole sellist statistikat teinud ega konkreetseid numbreid ei oska nimetada, aga et kui ma peaksin arutlema sellele, et siis võib-olla oluline on see nagu ajaraam, et peaks vist mõtlema niimoodi, et kui suur kogus ettevõtteid siis kõigist asutatud ettevõtetest tõstab raha esimese aasta, esimese 2 aasta, esimese 3 aasta, võib-olla esimese 5 aasta jooksul. Ja no ma arvan, et see võib-olla on ikkagi kuskil nagu pigem 10% kui 50%, aga võib-olla midagi seal vahepeal. Et esiteks paljud ettevõtted võib-olla ei vaja raha, ma arvan, veel suurem hulk on need, kes ei saa raha ja siis on mingi kogus neid ettevõtteid, kes saavad natuke rohkem valida. Veel üks mõte. Eesti riskikapitali assotsiatsiooni juht Margu Suudam on öelnud, et võib kergemat sorti mürki võtta selle peale, et üsna lähitulevikus hakkavad riskikapitalifondid üha rohkem sellisele jätkusuutlikkuse aspektile tähelepanu pöörama. Kas sa jagad seda mõtet? Jagan ja Margusel muidugi ei soovita mürki võtta, aga ma arvan, et
et ma arvan, et see on nii ja see on, see aeg on juba tegelikult käes, et investoritele kehtivad ka mitmed sellised hea tava nõuded, kus on ka jätkusuutlikkuse teemad sees ja kogu, ütleme, selline kutsutakse green investments ja blue investments. Ühed on siis võib-olla üldine jätkusuutlikkus ja blue on siis kõik, mis on seotud veega. Et need on sellised trendid, mis on kindlasti tõusudel. Mida see jätkusuutlikkuse aspekt laiemalt tähendab või tegelikult ma isegi ei taha küsida laiemalt, ma tahan küsida konkreetselt näiteks sinu vaatest, et sina oma fondiga, et kui palju sa seda kas praegu jälgid või kui palju sa näed, et näiteks United Angels seda tulevikus võiks jälgida, mis tüüpi need investeeringud võiksid olla, et näiteks veemajandusega sa tõid välja, et aga mis seal veel võiks olla? Jaa, et muideks täiesti hiljuti me oma sellises fondi dashboardis täiesti iseseisvalt tegime ühe lahtri juurde, kuhu me iga portfelli ettevõtte juurde põhimõtteliselt märgime, et millised on sustainability aspektid, mida see ettevõte järgib või miks ta meie jaoks on oluline. Ja minu enda jaoks võib-olla see on nagu terviklik vaade, et üldiselt nagu mõeldakse sustainabilityst, mulle tundub tihti nagu keskkonnavõtmes ainult, aga mulle tundub, et see on pigem tervik, et jah, seal on keskkond, aga ma arvan, et seal on ka majanduslikud aspektid, et tegelikult ettevõtte peaks saama mingil hetkel jätkusuutlikuks. Ma arvan, et seal on ka üldised võib-olla sellised inimlikest väärtustest tulenevad aspektid, et kuidas on tagatud võib-olla selline võrdle inimlik kohtlemine. Sinna alla võib-olla lähevad ka kõik soovõrdusõiguslikkusega seotud teemad, nii et minu jaoks sustainability vaade on nagu terviklikkus, mitte ainult kitsalt keskkonna aspektid. Kas teil seal peenes tabelis on selline lahter ka, kuhu te märgite, et kas tegemist on mitmekülgse meeskonnaga või mitte, mis puudutab näiteks ealist kaasatust, mis puudutab näiteks erinevaid sugusid tõepoolest, et meeskonnas oleks nii meesi kui naisi? Meil ei ole sellist lahtrit seal peenes tabelis, aga põhimõtteliselt, kui me investeerimisprospekti või investeerimiskandidaati siis analüüsime, siis me selliseid mõtteid omavahel vahetame. Ja siin tuli juttu näiteks siis sugude nagu aspektist, et meil on portfellis päris mitmeid naisfounderitega ettevõtteid ja kuidagi ei oska öelda, et nad oleksid kehvemad või paremad kui teised, et me oleme pigem proovinud nagu neutraalselt sellesse suhtuda ja seda vaadata, aga küll, milles ma olen veendunud, et kui meeskonnad on ikkagi moodustatud tasakaalukalt, kus on erinevad taustad ja vaated esindatud, et siis ettevõttel üldiselt läheb paremini. Kas sa näed, et selliseid võib-olla mitmekülgseid meeskondi või ka ainult naisasutajatega naiskondi, siis tiime, kuidas me neid nimetame, võiks lähitulevikus juurde tulla oluliselt, et mulle tundub, et sellele pööratakse üha rohkem tähelepanu, võib-olla sellesse konkreetsesse valdkonda tuleb ka riskiinvesteeringute raha rohkem juurde. Et kas sa näed, et ühel hetkel võiksid olla hoopis naised mõnes mõttes nagu eelisseisuses? Et kaalukauss on teisele poole läinud? Mulle tundub niimoodi, et ma väga loodan esmalt, et selliseid tiime tuleb juurde, et kuidagi selle vastu ei ole. Küll olen selle poolt ja mis puudutab nüüd seda võib-olla eraldi investeerimisstrateegiat näiteks, et investeerida ainult nagu naistega seotud ettevõtetesse, et ma ei oska, ma tean, et Eestis on ettevalmistamisel ka fond selles osas ja vahva, kui see õnnestub ja käima läheb, aga mulle tundub, et
täna ei ole võib-olla otseselt sellist probleemi, et naisfounderite ettevõtted oleksid kuidagi omaksid kehvemat juurdepääsu rahastusele, et ma ei tea, et selline probleem eksisteeriks. Küll on võib-olla pigem see, et lihtsalt kuidagi ajalooliselt on võib-olla et meil on üleüldse naisfounderid vähe, on selle probleemi nimi. Jaa, et pigem võib-olla naiste selline konkurentsivõime üldisel tööturul ja ettevõtlusmaastikul on olnud, ma ei tea, pärsitud ja ma loodan, et nüüd see laheneb ja kui keegi annab sellele veel hoogu juurde näiteks eraldi finantseerimisega, et siis see on ainult tore, aga mulle tundub, et tegelikult sellist finantseerimiskäppi otseselt, et kuna on tegemist naisfounderiga, siis raha ei anna. Siis sul ei saa. Mulle tundub, et seda õnneks Eestis vähemasti ei ole. Väga hea. Teeme jälle ühe väikse pöörde ja räägime teemast, mis kütab palju kirgi ja kirgi kütab sellepärast, et sinna on siis kaasatud ka kõik need inimesed, kes ei ole võib-olla professionaalsed investorid, ehk siis räägime ühisrahastusest. Kuidas sina suhtud sellesse, kui startup ettevõtte kaasab investeeringut ühisrahastuse kaudu? Suhtun neutraalselt või hästi, et ettevõtte seisukohast ei oma, suhtun neutraalselt vist on kõige õigem öelda, et no siin on olnud palju erinevaid nagu mustreid, et üks võib-olla idee, mis vahepeal oli levinud, oli, et kui riskikapitalistilt raha ei saa, siis ühisrahastusest ikka saab. Kas sulle tundub, et see on tänaseks kadunud? Ma ei ole nüüd väga niimoodi detailselt ühisrahastust jälginud, et öelda, et see on nüüd ilmtingimata kadunud või ainult see eksisteerib, aga mis mulle küll tundub, on see, et likviidsuspreemia, mida tuleb maksta siis ühisrahastuses nagu konkreetse startupi eest on üsna kõrge. Ma ei ütle, et see on ebaõiglane, aga mulle tundub, et ta on nagu kõrge, et ütleme, Eestis võib-olla kõige tuntum ühisrahastusplatvorm on Funderbeam, et paljud ettevõtted, mis Funderbeami peal omavad täna siis mingit vääringut, et ma arvan, et samas vääringus nad riskikapitalifondidelt pigem investeeringut kaasata ei saaks, aga teisipidi seal on ka, see on turg nagu iga teinegi, et kui on olemas mingit sorti nõudlus, siis on ka mingit sorti pakkumine ja kuna jaeinvestorite juurdepääs nagu riskirahastatavatele ettevõtetele on olnud piiratud, siis nad on järelikult nii näljased selle võimaluse järgi, et nad on nõus seda preemiat maksma. Ehk siis samamoodi nagu meil buumib täna kinnisvaraturg, samamoodi nagu rallib aktsiaturg, samamoodi rallib põhimõtteliselt mäest üles praegu ka ühisrahastus. Mulle tundub niimoodi, aga et seal makstakse tegelikult ikkagi just seda likviidsuspreemiat, et ütleme, et kokkuvõttes võiks sellest vaadata niimoodi, et ettevõtte valuation on X, aga nüüd selle eest, et sa saaksid seda ka treidida, kas või väiksemahuliselt ja mingit likviidsust omale tagada, et siis ta väärtus on 3X, midagi sellist. Millega peaks arvestama see startup ettevõtja, kes siis võib-olla tahaks ühisrahastust kaaluda, aga vähemasti ühte alternatiivi, et võrreldes nüüd sellega, kui tuleb investeeringud kaasama, kas näiteks ingelinvestorilt või siis riskikapitali fondilt, et mis teistmoodi on? Jah, mulle tundub, et nendel ühisrahastusplatvormidel on päris oluline selline jaeinvestori kõnetamine, et kui ingelinvesteeringute puhul või fondide puhul on sisuliselt võimalik rääkida nagu paari otsustajaga ja otsus sünnib, et siis seal tuleb kõnetada ikkagi laiemat hulka investoreid ja mulle on jäänud mulje, et üsna oluline on siis selleks kaasata endale õige partner, kes võiks olla siis lead investor seal keskkonnas.
kellel on publikut, autoriteeti ja keda usutakse teisisõnu. Ja keda usutakse ja keda soovitakse järgida, et mulle tundub, et see on üks päris oluline nagu võtmekoht. Ehk siis kas sa teistpidi ütled ka seda, et lisaks sellele, et sul võiks olla siis tuntud juhtinvestor, kes siis suudab piisavalt, näiteks heas mõttes meediakära või tähelepanu pälvida, siis teistpidi paljud need tooted või teenused, mida siis ühisrahastusplatvormile investeeringuteks tuuakse, ongi nii-öelda päris asjad, et me räägime õlust, jäätisest, jalgratastest, pesu puhastusvahenditest. Jah, et mulle tundub, et kui vaadata niimoodi kontseptsiooniliselt, et siis tegelikult lõpptarbija tooted sobivad ühisrahastuseks võib-olla natukene paremini kui sellised ärile tooted, et sa saadki kõnetada oma kliente, oma fänne, oma järgijaid ja võib-olla mõned investorid mõtlevad ka niimoodi, et okei, et see on investeering, aga ühtlasi see on ka mingis mõttes nagu toetus lihtsalt oma siis lemmikbrändile või vajalikule tootele. Et kui ma ostan teda poest, miks ma ei võiks juba omada tükikest temast? Jah, või näiteks, et mulle väga meeldib see teenus on ju, ja ma tahaks, et see teenus säiliks võimalikult kaua, seetõttu ma otsustan nendesse ka investeerida, et siis seda runway'd neil pikendada. Teeme veel ühe pöörde, sellepärast, et see finantseeringu kaasamise võimalusi on palju, see maailm on kirev ja räägime ühest valdkonnast, millest võib-olla Eestis nii palju ei ole ka räägitud ja mis kindlasti ei buumi samaväärselt kõrgelt nagu näiteks varem käsitletud ühisrahastus. Räägime startupi finantseerimisest läbi suurettevõtete, läbi korporatsioonide. Kas selline asi on täna Eestis võimalik? On, see on kindlasti täna võimalik. Mitmed Eesti tuntud startupid on tegelikult saanud rahastust suurfirmadelt ja suurfirmade enda retoorika on selline, et nad investeerivad samadel alustel nagu tavalised riskikapitalifondid. On see nii? Ei julge iga ütleme, kui Margus Uudam oli nõus siin võtma mürki, et siis mina mürki ei julge võtta selle peale. Aga ei saa ka lõpuni nagu välistada. Aga mõne väiksema mütsi ära sööma? Ka ikkagi ei julge. Et tegelikult omal on kogemust suurkorporatsioonidega koos investeerimisest ja mida ma oskan välja tuua on võib-olla see, et nende otsustusprotsess on üldjuhul ikkagi mõnevõrra bürokraatlikum ja mõnevõrra aeglasem kui tavalisel riskikapitalifondil või ingelinvestoril. Ja teiseks nad ikkagi teenivad nende investeeringutega oma strateegilisi huvisid, et nad soovivad kas siis saada mingit sorti informatsiooni või võib-olla pikemas perspektiivis omandada siis selle startupi, millesse nad investeerivad. Teeme hästi praktilise kõrvalepõike. Sa mainisid ühe kriteeriumina kiirust, otsustamise kiirust. Inglilt võiksin saada vastuse kui mitme päeva või nädalaga? No ideaalis kui mitme tunniga võib-olla võiks küsida, aga ma arvan, et ikkagi ingli selline mõistlik otsustusperiood on äkki mõõdetav nädalates ja ma arvan, et võib-olla üks nädal oleks üsna selline mõistlik. Riskikapitalifondilt saan kui kiirelt vastuse? Ma ütleks, et nädal kuni kuu oleks selline mõistlik mõte. Ja korporatsiooni uksele koputades pean kui palju aega varuma? No ma arvan, et alates 3 kuust, aga ma ei välista, et seda võiks mõõta ka aastates, aga nüüd näited võib-olla omavahel ei ole ülihästi selles mõttes võrreldavad, et korporatsioonidele üldiselt meeldib investeerida hilisemas faasis, kus roundid on ka nagu suuremad, et selles suhtes need näited võib-olla ei ole nagu täiesti üks ühele aja mõttes nagu võrreldavad, aga korporatsioonidega läheb aega, et nendes tehingutes, kus ma ise olen tegutsenud siis corporate VC-dega koos on ikkagi need roundid
võib-olla seal sellised 3 ja 6 kuu vahel olnud, et nad kokku saada, aga no Eestis on tegelikult ka oma corporate VC-d olemas, et ja nemad võib-olla toimetavad pigem inglitena või sellise ingli loogikast lähtuvalt, et no näiteks tunnustatud kinnisvaraettevõttel Kaamos on oma venture arm ja keda sa veel välja tooksid? Harju Elekter on teinud mitmeid ingelinvesteeringuid ja kaalunud vähemasti mitmeid võimalusi, et need on 2... Üks nendest on lausa aktsiagi buumima pannud. Jah, absoluutselt. Et need on võib-olla 2 sellist, mis ütleme traditsioonilistematest sektoritest kohe meelde tulevad, aga ma arvan, et on ainult aja küsimus, kui Eesti suuremad tehnoloogiafirmad teevad ka oma VC-armid, et siis endale huvitavaid tehnoloogiaid või ettevõtteid jälgida ja enesega võib-olla ka perspektiivis nagu liita. Ja siin kindlasti üleskutse kõigile, kui meie vaatajate hulgas peaks olema neid korporatsioone, kes tahavad väga Riivole vastu vaielda ja öelda, et ei, me oleme kindlasti kiiremad kui nimetatud 3 või 6 kuud, siis andke kindlasti endast märku sellepärast, et huvitavad startupid on kahtlemata teid ootamas. Ja isegi ei pea vastu vaidlema mulle selles mõttes, et minu arvates oleks see rõõm ainult, kui sellised investorid ilmuksid välja. Kui me räägime veel investeeringute kaasamisest korporatsioonilt, siis kellele see võiks sobilik variant olla? No ja, et mis nagu korporatsioonidel on nagu hea, on see, et üldjuhul on neil nagu näiteks olemas mingid sorti distributsioonivõrgud, mis võivad olla nagu kasulikud. Siis teinekord on neil olemas mingid tootmisvõimekused näiteks, mis võivad olla jällegi kiireks skaleerimiseks kasulikud. Et see on väga selline juhtumipõhine, et ma arvan, et ei saa välja tuua ühte sellist kuldreeglit, et võt corporate annab sulle selle. Aga mida kindlasti tasub teha on, et kui läheb ringi tõstmiseks ja keegi corporateidest tunneb huvi, et siis lihtsalt kokku leppida, et mis võiks siis olla see nende nagu eelis ja millega nad saavad aidata. Aga kuidas see siis praktikas käib, et ma tean, millised korporatsioonid võib-olla mul siin Eestis on, millised regioonis toimetavad, võib-olla millised toimetavad sellel sihtturul, kuhu ma tahan siseneda. Kuidas ma siis selle õige üles leian, et kuidas käib korporatsioonile lähenemine nii-öelda, et kopp, tere, mina olen Kadri, ma sooviksin kaasata investeeringut. Kuidas see käib? Ma arvan, et nii käibki umbes. Võib-olla koputamist nüüd ei saa teha mõnda aega, aga saab meili saata, et nad ongi nagu selles mõttes ikkagi valdkondlikud. No kui me vaatame võib-olla ka Eestis investeeringuid teinud corporate VC-sid, et no näiteks Click and Grow investor on IKEA, üsna selge, mis võiks olla IKEA kasu, siis Click and Grow on veel ka tegelikult üks teine corporate investor, kes on Eestis nime poolest tuntud, aga tegemist on nimekaimuga ja see on SEB, mitte see pank, aga sest pangast veel üks suurem SEB on üks Prantsuse siis kontsern, mis toodab kodumasinaid, näiteks Mulinex ja Krups ja neil on päris palju erinevaid brände. Jällegi, et nende puhul ka üsna arusaadav, et neil on päris hea müügivõrk ja tootmisvõrk, mida Click and Grow saab kasutada. Siis kui me vaatame võib-olla näiteks Starshipi, siis Starshipis on investoriks Daimler, aga seal on ka mõningaid teisi strateegilisi corporate investoreid, et ikkagi see on teemapõhine, et tuleks võib-olla siis ettevõttele soovitus on see, et vastavalt oma teemale otsida välja need maailmas tuntud brändid, kellel on oma need VC-armid ja siis nendega lihtsalt ühendust võtta, et sealt juba läheb asi edasi, kui neil peaks huvi olema.
Kui nüüd asi läheb sealt edasi, siis kiire küsimus ja võib-olla lühike vastus ka veel selle teema lõpetuseks. Kas korporatsioonidelt investeeringu kaasamine käib täpselt samamoodi? Annan osalust ära, saan raha vastu või on seal veel mingeid alternatiive? Üldjuhul käib minu arvates samamoodi või vähemasti nii on see kõige turvalisem. Mis on erinev on see, et mõnel juhul võivad olla mingid huvide konfliktid, et näiteks mingid ütleme, see startup ja corporate võivad mingis osas konkureerida oma vahel ja siis tasub ettevaatlik olla minu arvates nende info õigustega. Ja üldjuhul see on selline tavaline praktika, et juhul, kui on tegemist konkureerivate ettevõtetega, et siis lepitakse eraldi kokku, et millist infot ei ole vaja neile edastada. Ja teeme veel viimase pöörde meie vestlusesse enne, kui otsi hakkame kokku tõmbama ja räägime valdkonnast, mida võib-olla startupi finantseerimise all liiga tihti just ei kaaluta. Ja kui sa mainisid, et Civita tegelikult saigi alguse sellise nii-öelda projekti kirjutusfirmana, et taodelda siis ülikooli spin-offidele täiendavat rahastust, siis see on midagi, mis tegelikult võiks ju teatud juhtudel olla vägagi sobilik rahastusvõimalus, täiendav finantseerimise allikas ka startup ettevõtetele, eriti kui me räägime siis võib-olla teadmismahukamatest ettevõtetest, räägime deep techidest, räägime võib-olla ettevõtetest, kes ei arenda mitte ainult tarkvara, vaid kellel on ka näiteks tugev riistvara komponent, et milliseid võimalusi selles maailmas on ja mida sa startupidele soovitaksid? Ja võib-olla esmalt, et soovituse mõttes, et kindlasti on tegemist atraktiivse rahastamisvõimalusega selles mõttes, et ta on kõige odavam. Et osalust ei tule ära anda ja ma ei tea, pangalainul näiteks, kui peaks õnnestuma seda saada, on veel intress, et siis grandiraha on pigem tasuta, kuigi mitte päris. Ja siin võib-olla ongi siis see nagu otsustuskoht või et kuidas me ka oma portfelli ettevõtetega oleme arutanud, et eks selle grandi manageerimine, valmis tegemine ja siis kõikide reeglite nagu järgimine on ka mingit sorti nagu kulu või fookuse selline fookuse küsimus, et mulle tundub, et kõige parem on seda grandiraha kaasata juhul, kui ta täpselt sobib siis juba sõltumatult tehtud nagu plaanidega, et mul oli plaan teha nii ja vaatan, grant sobib ka siia juurde ideaalselt, aga kui ma pean hakkama liiga palju võib-olla selle grandi järgi ennast painutama, et siis ma jooksen valesse suunda. Võib juhtuda nii, jah, et üldiselt me oleme nagu fondis ka vaadanud, mõnikord on olnud hetki, kus mingeid grante on olnud võimalik saada ja siis me oleme vaadanud, kas ta nagu sobib selle roadmapiga, mis varem on kokku lepitud ja kui palju ta siis, ma ei tea, teeks seal mingisugust kohandumisvajadust ja kui see vajadus on liiga suur, et siis tavaliselt seda võimalust ei ole kasutatud, aga kui see on sobinud, et siis paljud ettevõtted on kasutanud ja ma arvan, et see on neid palju aidanud. Mis see keskmine suurus on, et kuulajad-vaatajad saaksid aru ka, et mida see grant tähendab, et räägime me 10 000, räägime 50, 100 või suuremast summast ehk kui suur üks keskmine grant võib-olla sellisele startup ettevõttel on? Ja pean esmalt muidugi tunnistama, et sellest ajast, kui ma grante hästi teadsin, on täitsa mituteist aastat möödas, et kõiki võimalusi ilmselt nagu enam ei tea, aga mul on jäänud mulje, et see vahemik on tegelikult tõesti mõnest tuhandest mõne miljonini ja ütleme portfelli ettevõtetest, kus ma tean, et grante kasutatakse, need keskmised suurused on seal võib-olla sellised paarisaja tuhande kuni poole miljoni ringis. Mida on oluline minu arvates veel nagu arvestada selle grandi asjanduse puhul on see, et enamik grante nõuavad ka oma finantseeringut. Et siis juhul, kui näiteks startup tõstab raundi, siis on tal raha arvel ja siis on minu arvates just väga hea aeg ka grandi maailmas ringi vaadata, sest et siis, kui raha hakkab juba lõppema, siis mul on tunne, et
grandiga nagu runway'd väga palju pikendada selles mõttes ei saa, sest et kui raha on otsas, siis grant ka ei aita, sest omafinantseeringut ei ole, et grante on minu arvates hea taotleda siis, kui see omafinantseeringu summa on ka nagu parasjagu olemas. Kas investor vaatab selle peale hea pilguga, kui näiteks siis selle investeeringu rahaga kaetakse oma finantseeringut grandi taotlemise? Jaa, ma ei tea. See ei ole välistatud? Ei, see ei ole kuidagi välistatud ja siin ongi just see sama, et kui plaan on tehtud ja see grandiraha aitab seda plaani paremini ellu viia, siis ma arvan, et kõigil investoritel on lihtsalt hea meel. Ja Riivo, head kolleegid Civitast kindlasti oskavad nõustada väga hästi sellel teemal ka, milliseid grante võiks taodelda ja neid ettevõtteid on Eestis kahtlemata ka teisi, kes on oma ala professionaalid, kui see on midagi, milles teie ise ennast kindlalt ei tunne. Aga tegelikult meie hakkamegi juttu kokku tõmbama. Aitäh kuulamast, vaatamast. Rääkisime täna siis startup maailmas kahtlemata olulisest teemast ehk kuidas finantseerida oma alustavat ettevõtet, kuidas võib-olla ingelinvestoritelt või riskikapitalifondidelt raha kaasata, aga kuidas võib-olla vaadata ka teise nurga alt ehk võib-olla on hoopis ühisrahastusplatvorm midagi, mis on teie jaoks, et kaasata suuremat hulka investoreid, saada mõnes mõttes ka selliseid häid mõjusaadikuid endale juurde, kes teie kohta head sõna levitavad, võib-olla on korporatsioonid teie jaoks õige valik ja võib-olla ka viimati käsitletud grantrahastusteema. Nii et suur aitäh, Riivo, täna tulemast, oma mõtteid ja kahtlemata suurt kogemust meiega jagamast. Suur tänu, aitäh. Ja teiega kohtume loodetavasti juba podcasti järgmistes osades, kus võtame vaatluse alla siis startup maailma järgmised põnevad teemad, nii et püsige lainel. Aitäh. Aitäh.